jälle mina, seekord siis Palasi rabast ja selles mõttes täna on huvitav päev, et ma ei ole siin rabas täna esimest korda. Tegelikult käisin siin hommikul 2 inimesega päikese tõusu, mitte võib-olla niivõrd vaatamas, aga tunnetamas, sest taevas oli pilves ja nüüd käes on õhtune aeg ja mul see selja taga nagu näha, päike valmistub siis loojumiseks. Ja miks ma siin üldse olen, on siis see, et mul on siis plaan teha siin natukene rohkem kui nädala pärast mitte õigemini 1, vaid 2 rabamatka ja tulin siis tegema sellist eelluuret lihtsalt, et natukene paremini aimu siis saada, et mis siin täpselt vaadata on ja kuidas ma võiksin seda kõike siis matkalistele serveerida. Ja mõte on siis see, et siin viimases päikese valguses siis proovin veel püüda siia kaamera lindile laululuiged. Püüan siis siia kaamera lindile püüda nii siis ütleme viimaseid päikesekiiri ja lisaks siis mõtlesin, et jagan natukene oma mõtteid, mis mul just kuidagi viimasel ajal järjest rohkem on pinnale kerkinud ja võib-olla pakuvad teile ka huvi. Aga praegu siis lähme vaatame laugaste vahele ja vaatame, kas annab ka mingisuguseid ägedaid fotosid sealt kinni püüda. Üks selline idee või mõttekäik, mis mind on viimase nädala jooksul kuidagi väga tugevalt kummitama hakanud, on see, et ma tegelikult varasemalt olen üsna palju rääkinud sellest, et ütleme, need puutumatud sellised maastikud, mis meil siin Eestis on, võivad globaalses mõttes väga vabalt olla selline, ütleme, 21. sajandi selline väga kõrge väärtusega ressurss ja seda just selles valguses, et ütleme, arengu käigus kuidagi kipub meil nagu midagi kaduma minema just vaimse poole pealt. Ja see tähendab seda, et tegelikult, et selles valguses, kui võtta nii, et maailm üha enam globaliseerub ja linnastumine saab üha enam hoogu juurde, inimestel kaob loodusega kontakt, et siis selles valguses on näha, et meid hakkavad kimbutama sellised psühholoogilised probleemid. Ja kui me siin nüüd hoolega vaatame farmaatsiatööstuse poole, et äkki on olemas mingisugused tabletid selle jaoks, et see nii-öelda mure leevendada, siis see pole päris õige. Me ei tegele ikkagi juurpõhjustega. Ja ma arvan, et seal ikkagi üks võti on nii-öelda ligipääs loodusele, sest seal kuidagi tekib selline ürgne taastumine inimeses. Ja mida ma ise olen nüüd väga palju mõelnud, on see, et meil on küll ligipääs füüsilisel kujul nendele keskkondadel olemas, aga isegi juba meie riigis inimestel tekib teatav selline võõrastustunne ja nad ei tunne ennast looduses koduselt. See tähendab seda, et minnakse küll metsa, võib-olla siis mõned sellised laiemalt kasutatavad rajad jäävad tavaliselt inimeste tee peale ette ja juhtub see, et nad küll füüsiliselt käivad seal kohal, aga
ikkagi vaimselt sellist sügavamat kontakti keskkonnaga tegelikult ei toimu. Ja mis seda kontakti aitaks luua, on siis tegelikult erinevad sellised lood, jutustused, mingisugused mõttekäigud, mis tekitaks inimestes äratundmist. Ja ma ise olen mõelnud, et see võiks ka olla üks selline minu missioon. Et ütleme, need asjad, mida ma ise olen kogenud, need asjad ma peaksin suutma panna kuidagi sõnadesse ja serveerida neid inimestele selliselt, et nad suure tõenäosusega sellest ka midagi aru saaks. Ja oluline pole mitte see, et inimesed kõigest aru saaks, sellepärast et maailmatajud on väga erinevad ja lihtsalt mõni mõttekäik ei kõneta teisi inimesi üldse, et siis kuidagi minu mõte oleks pakkuda võimalikult palju erinevaid selliseid vihjeid või viiteid just sellele, et kuidas loodus meieni jõuab või kuidas meie võiks jõuda looduseni. Ja kui keegi suudab sealt midagi enda jaoks üles korjata, siis ma julgen arvata, et minu nii-öelda väike missioon on õnnestunud. Ja ma usun, et see ongi üks asi, mille ma tahaksin endale nüüd pikemas plaanis eesmärgiks võtta. See eeldab ka seda, et ma püüan kuidagi paremini lahti mõtestada enda jaoks isiklikud kogemused ja sellised äratundmised looduses. Nii et selles valguses väga suur töö on ees. Aga see on ka samas väga meeldiv töö. Ma ei karda seda üldse. Ja kui vaadata praegu siinset keskkonda, siis on näha, et ma olen juba jõudnud sellisesse laukalisse vööndisse. Maastik läheb järjest põnevamaks. Loodan, et ma suudan siit laborindist ka kuidagi läbi murda. Tõesti väga võimas ja mitmekesine raba. Siin on näha siis lisaks laugastele sellist madalamat ja lagedamat raba. On rabasaari, on ühesõnaga väga varieeruv maastik nii väikese distantsi peale. Ma arvan, et siia ma tahaksin küll kõiki huvilisi tuua. Ja kindlasti toon ka. Seal tagapool on siis üks selle raba kõige suurem laugas. Nimi on tal siis Suurlaugas. Üllatus, üllatus. Ja ma loodan, ma jõuan veel enne päikseloojangut sinna ka. Hakkab juba vaikselt hämaramaks minema. Ja mõtlesin, et enne kui pimedaks läheb, jõuan siin veel oma loodusfilosoofilist teksti natukene jagada teiega, nii et te näete ka midagi lisaks kuulmisele. Ja selle eelmise mõttekäigu jätkuks ma tegelikult olen leidnud end mõtlemas üha rohkem ka sellele, et mingis mõttes loodus aitab nagu sisemiselt, ütleme sellisel mikrotasandil lahendada enda sees mingisuguseid konflikte või probleeme. Ja suuremas plaanis tähendab see seda, et kui sa suudad need looduses mingites olukordades need väiksed asjad enda jaoks ära lahendada, siis sa lahendad need ka laiemas elulises plaanis enda jaoks niivõrd ära, et tegelikult sul kaovad elust ka mingis mõttes suuremad probleemid, sest see lahenduskäik on enam-vähem sama. Ja teinekord on lihtsalt see, et kui sa oled mingisugusel alamtasandil jätnud mingisugused asjad poolikuks, loobunud nende lahendamisest, siis tegelikult hakkavad need sind
läbi elu kuidagi edasi saatma ja lihtsalt sul tekivad igapäevases sellises, ütleme, argielus teatud nagu probleemid sellega. Ja ma usun, et see oleks üks selline väga praktiline väärtus, mida loodusest kaasa võtta. Ma lihtsalt toon ühe näite, et näiteks üks asi on pime mets, mida inimesed väga nagu kardavad. Aga see, ütleme, hirm on mingis mõttes universaalne, et sa hämaras metsas olles tegelikult oled võimeline kõigi eelduste kohaselt enda jaoks nagu selle hirmu lahti mõtestama, et millest see tekib ja et kas see on nagu kuidagi põhjendatud või on see ikkagi täiesti selline, ütleme, irrelevantne selline muster kuskilt külge hakanud, millel tegelikult mingisugust reaalset tõepõhja nagu all ei ole. Ja see hirm sind mitte millegi nagu ohtliku eest reaalselt nagu ei kaitse. Ehk siis ta on täiesti nagu mõttetu hirm. Ja kui sa suudad nagu enda sees aru saada, et mis on need käivitajad ja mis oleks need sellised rahustavad tegevused just nende sisemiste selliste murekolletega, siis ühel hetkel sa oledki võimeline sellest nagu üle astuma. See on sisuliselt nagu enesekindluse ehitamine selliste väikeste sammude abil. Ja tegelikult looduses on selleks võimalusi täiesti lõpmatult palju. Tundub, et see sookailu lõhn paneb ikka mõtted teistpidi tööle. Avab mingisugused tagumised sahtlid ja pääsed juurde sellistele mõtetele, mis paratamatult sul koduse kuskil arvuti taga või lihtsalt laua ääres istudes lihtsalt pähe ei tule. Maastik on vahepeal natuke muutunud. Laukaid on natukene hõredamaks jäänud. Seal on need võimsad haavapuud kerkivad mändide keskelt ülesse. Ja sealpool on siis selline kõrgem rabasaar suurema metsaga ja metsa taga on siis suur laugas. Ehk siis selle raba kõige selline suurem veekogu. Loodan, et see kaamera on siin praegu võimeline täitsa jäädvustama ka neid vaateid. Tuleb veel sellises poolhämaras toime iseendaga. Olen siis jõudnud uue laugaste sellise ahelani. Neid on ikka väikse raba kohta väga palju siin. Natuke kahju on sellest, et see päike niimoodi kergelt pilve taga peidus on. Muidu see paneks siin selle sametise punakas, kollase, rohelise maapinna mõnusalt kuidagi lõõmama. Aga vot täna on lihtsalt seda viisi. Tuleb ise värvilisemalt vaadata seda maailma. No mis sa veel hinga oskad tahta? Ainult peaks siia küljealuse maha panema
ja supipoti välja võtma ja tegema ühe romantilise õhtusöögi iseendaga, sest vaade on äge. Tõsi, ilm on juba külmaks läinud, ei ole enam selline augustikuine soojus. Õhtul läheb ikka päris jahedaks ja tuul on külm, aga see asi on ikkagi seda kõike väärt. Sellega seoses mul tuleb ka meelde, et tegelikult üks asi, mis puudutab seda sellist sideme loomist või kontakti saamist loodusega, siis millegipärast ei ole selleks hea valem see, kui sa lihtsalt käed taskus lähed mugavalt kuskile vaateplatvormile ja vaatad lihtsalt sealt eemalt kuidagi, et sa pead ikkagi minema sinna sisse ja teinekord isegi on kuidagi hädavajalik kogeda neid ka natukene võib-olla ebameeldivaid kogemusi, et tõesti jalad on märjad ja külm on ja niiske on, aga see kõik on nagu seda väärt ja selle võrra kuidagi tundub, et sa justkui psühholoogiliselt investeeriks rohkem sellesse ja sa hindad hiljem seda palju kuidagi kõrgemalt. Tegelikult sama asi vist kehtib ka, ütleme, müügimaailmas, et kui sa ikkagi maksad toote eest palju, siis sa müüd selle alateadlikult endale juba ise ka maha, õigustad seda. Nii et miks mitte sama lähenemist kasutada ka looduses käimisel, et meil oleks sellised kirkamad mälestused oma käimistest ja tegemistest. Siin veel väike vaade õhtusele kuule. Kuidagi väga hästi läks täna selle ilmaga. Tuleb tänulik olla. Siin ajalises mõttes ei ole mitte midagi minu enda otsustada. Et loodus on andnud märku, et kardinad tõmmatakse ette ja minagi pean siit kohalt siis nagu lõpetama oma väikse sellise ülevaate Palasi rabast. Ja ma loodan, et järgmise nädala lõpus leiate aega ka ise tulla siia natukene valgemas ajas. Kes tahab tulla pimedamas ajas või tahab tulla hommikul päikesetõusul, samamoodi võib teada anda. Võtke sõpru-tuttavaid kaasa ja teeme ära. Mina olen igatahes olemas. Järgmise korrani, järgmise rabani. Viimased sõnad jätan kuule.